No nii, olen siin parklas ja Paaraissi parklas ja mul on plaan hakata pühapäeviti tegema Paaraissi Cars & Coffee Meeti, sest minu arust Tartus meil hommikuti Cars & Coffee't ei ole. Et ideaalis ma küsin kinnisvaramaklerilt, et kas me tohime seda parklat seal kasutada, kuna meil hommikuti pühapäeviti on suht tühi see parkla, et nagu ukseesised võib-olla vabaks jätta, kes tulevad, aga ma seal Facebooki ürituses või meie sotsiaalmeediates jagan niikuinii infot, kuhu parkida. Aga üks plaan on siia parkida, see parkla, või teha siit üle tee. Siin on tee ja seal üle on Freespuru plats nagu, et sinna nagu järjest autot panna. Et siis natuke pikem maa kõndid on, aga igal juhul seal Cars & Coffee mõte on siis, et kõik, kes tulevad autoomanikud on, mainivad seda üritust nii-öelda, siis saavad endale tasuta kohvi, kuuma kohvi ja vahet ei ole, mis suurused. Meil latte on päris suur, pea 500 milli, 450 milli ja teised kohvid on M-mõõdus 330. Seega kõigile, kes tulevad, tasuta kohvi. Et vaatame, kuidas ühe korra läheb, et Mari toob enda Mersu ja Mari arvatavasti teenindab ja mina siis olen siin, et saab minuga juttu ajada, kes tahab, teen väikse videovõtte ja võib-olla järsku saab tolleks ajaks ka Opel valmis. Et see nädal te näete videot, aga siis järgmine pühapäev teeks esimese. Et vaatame, kuidas esimene läheb. Kui on piisavalt rahvast, ise võib-olla arvame 10–20, et siis jätkame see suvisel perioodil seda Cars & Coffee't siis nii-öelda iga pühapäev. Aga vaatame, kuidas esimene läheb. Et kui rahvas huvi ei tunne, siis kellele me seda ikka teeme. Et see on lihtsalt, tulete enda autoga, tulete sisse, võtate kohvi ja ajate siis 10:30–11:30 enda sõpradega juttu. Nii-öelda see vahemik saab siis kohvi, et palju te olete, see ei ole minu asi. Aga igal juhul jah, ise tahaks siia teha, et siis ei ole pikk maa kõndida, aga teine koht kindla peal on nagu seal Freespuru peal, et sinna siis rittaautot panna. Et ise tuleme selle Bemmiga, Mersu ja kes teab, pöidlab peos järsku tuleb Opel ka, aga vaatame, kuidas läheb. Aga hoidke siis Paaraissil, minu Instagramil ja Paaraissi TikTokis ei ole, aga Facebook üritused siis, et piisavalt kohti, kust infot saada, aga igal juhul Gotta say. Tere kõigile ja suured tänud kõigile selle positiivse tagasiside puhul, mis te kirjutasite viimases videos. Et super äge, aga igal juhul, nagu ma rääkisin, nädalavahetustel olen seal Paaraissis koha peal. Aadress on Douglas 19 Tartu, tulge külla. Et tõesti viimases videos unustasin öelda aadressi, aga tegelikult sotsmeediast ja Google'ist igalt poolt on leitavad meie kellaajad. Ja on esmaspäev, istun siin, õigemini sõidan meie klassikalist marsuuti ja järsku siin Kärevere rist, et tulin nagu Kärkna poolt ja ennem seda võtad nagu hoogu maha, et lased veereda ja tükk aega tagasi, mingi paarsada meetrit tagasi. Järsku käib mingi kilin-kolin ja kõik läheb maru raskeks. Nagu, mis asja? Ja pill suri hoo pealt välja. Ja joppas mingi kurviline tee ei olnud või midagi. Et hea sirge tee, et tõmbasin siia tee äärde. Et täitsa müstika, tutikas pill selles mõttes, okei, nüüd sai juba nagu, ma ei tea, sissesõit tehtud või noorus ikka või kuidas nimetada, et 200 000 viskas kellale, aga väga huvitav, et mingid õli maas ei ole, mitte midagi häda ei ole, mahlad kõik on sees ja lihtsalt lambist sureb välja ja ühe korra panin korra uuesti tööle,
kunagi ei tea, mis jama on, aga ilge kriging-kräging käib, täpselt nagu oleks mootor kotti jooksnud. Et kuigi tegelikult sõitmine kõik oli okei. Enne mitte mingit ühtegi viidet ei olnud, et nagu oleks midagi viga. Aga igal juhul siin istun ja praegu ootan, et seal taga on ka see Kärevere parkla, aga ma praegu sinna ei hakka minema, et ennem skannidiagnostika mehed vaatavad arvutiga üle. Eemalt muidugi ega koha peale ei tule keegi. Tänapäeval asjad on nii mugavaks läinud, et kas saab liigutada või ei saa, et siis läheb võtab Aagis. Et kui saab liigutada, ajan parklasse, võtan Aagis ja sabast ära ja siis tuleb puksiir järgi ja viib selle skanni ja võtan teise pilli ja jätkan tööd. Et selles mõttes, kui on nagu lisamasinaid asju, ega siis ei ole midagi, et autojuht ei passi, et töö käib, aga väga huvitav ja väga põnev, et mis siit edasi saab, et eks ma olen teid ka kursis, et vaatame, mis see siis tutika skannil häda on. Ma loodan, et ei ole midagi suurt, et võib-olla lihtsalt, ma ei tea, tõmbas klimbi kurku nii-öelda kehv kütus või mida iganes, aga tõsiselt koledaid hääli tegi. Et eks see näha ole. Siin pilli parklasse ära ja võtsin Aagis ja sabast ära ja ma ei tea, vaata see, ma olen muidugi Skandinaavias võtsin ju neid haagiseid kogu aeg sadamast tagant ära ja koorem oli peal ja aga ma ei tea, kuidagi vaadata, siis nagu füüsikaliselt tundub, et need jalad on nagu liiga ratta lähedal, et ta kukub nagu ümber, et neid videosid näinud küll, aga samas kui taga on nagu raskus ka peal, siis ei ole hullu, aga lihtsalt kuidagi selline tundub, et siin nagu jalad võiks eespool olla, et siis kui iga päev seda ei tee, siis ikka jääb väike selline nagu küsimärk, et kas see kukub ümber või ei kuku või tegelikult ei kuku ta kuhugi, et veits vajub, aga õnneks siin on hea asfaldi peal, et hea oleks muidugi need lauaplaadid alla panna, aga ei ole selliseid asju, et üldkasutatav parkla ka, et siin niikuinii võetakse aagiseid sabast ära ja vahetatakse, et siis lühiajaliselt vast ei ole hullu, vast hoiab. Aga muidu jah, võib alati olla ka see, et meil oligi seal Powder Transis oligi see reegel, et peab plaadid alla panema, et see jalad on nagu nii kitsad, et see asfaldi all võib tegelikult olla nagu tühi koht ja siis vajub sisse või midagi. Et kui seal nagu tõstsid selle haagis üles, et see alt ära nagu ei vajuks, sest seal olid nagu need pikad haagised, et need on tegelikult suht lühikesed. Ma ei teagi, kui pikad need on. Et siis seal oligi, et kuskil oligi asfalt alt ära vajunud. Aga ma ei mäleta, kas tal oli plaat all või olnud, aga igal juhul oli külili kukkunud, sest jäi auku, aga post tuli, ma lähen. No nii, lumivalguke siinpool. Ärge jumala eest mulle seda hüüdnime pange, aga lihtsalt see pilt, mis ma siit vaatan, see on nii valge, et ma vajan hädasti päikest. Igal juhul olen siin Võrus ja olen siis nii-öelda mitte enda rekkasse, aga sisu tähele pange. See on nii ja naa, et ei viitsi nagu koristama hakata ja värki sättida, kuna tead, et kohe varsti peaks enda oma tagasi saama vast, ega ma ei tea, kaua skannis see mootori remont käib, sest tuli välja, et mul jooksis mootor kotti, mis täpsemalt räägin siis, kui saan pilli kätte, ehk siis võib-olla teab täpsemalt, mis seal läks ära, aga igal juhul hetkel tean nii palju, et mootor on kotis. Ja praegu siis siin ootab asfaldit. Äge asi, muidu oleks nagu saavi pingevaba, et lihtsalt tiksud tundi ja pikutad ja mis iganes. Aga mul on veel 1,5 tundi aega, siis ma peaks hakkama Tartu suunas tagasi liikuma, sest see peab ka minema kella 4 kanni hooldusesse või mingid väiksed vead vaja ära teha. Et siis praegu ootab siin, et temal on veel mingi pool koormat peal ja siis on veel minu nikerdamine, aga see pealmine kiht võtab aega selliste nikerdamistega või nagu parklatega, kuna seal pealmise kihiga peab olema ettevaatlik ja tegema õieti, sest seda enam 2 korda uuesti teha ei saa. Et see alumine kiht on lebo, et seal ükskõik mis on, jääb pealmise kihi alla peitu, aga pealmine kiht võtab alati rohkem aega. Seega ma kardan, et ma ei jõua kella 4, aga no vaatame, et kuidas läheb. Ega jah, selline tiksumine on ja
aga asfaldi peal on selline nii ja naa, võib-olla ma olen ise liiga krapsakas, aga ma kuidagi ei oska. Tegelikult võiks ju rahulikult pikutada ja oodata, kuni kutsutakse, aga ma olen kogu aeg nagu valmis, kuigi ma tean, et läheb võib-olla veel mingi tunnika aega, aga ma olen ikka kogu aeg siin nagu valmis. Küll istun ja niimoodi natuke telefonis, aga korralikult, nagu mina ei lõõgastu, ma ei tea. Võib-olla ma olen seda liiga vähe teinud, aga ma olen kogu aeg nagu jumala valmis nii-öelda umbes sekund ja ma olen kohe kohal. Et siis selline asi. Ja veits jama on ka see, et on külm ilm, seega asfalt jahtub tegelikult suht kiiresti. Parklates need nõuded ei ole nii suured nagu riigimaanteel, aga ta jahtub suht kiirelt. Mis seal ikka? Eks ma panen selle asfaldi maha ja lähen nädalavahetus nautima. Ehk siis minus hetketraditsioon siis Paaraissi kohvisid tegema. Täna õhtul lähen võtan vahetus üle ja siis nädalavahetusel 10-8 iga päev. Aga ei, mulle meeldib, et minu tegelikult, ma olen kodus, teen suht palju süüa, muidugi praegu viimasel ajal vähem, aga muidu ma olin väga suur kokkaja. Aga ma olen selline nagu rohkem katsetaja, et ma selline mingi retseptiraamatut ette ei võta. Et mõnikord vaatan, kui on vaja midagi õppida, aga ma selline kokkan nii nagu välja tuleb ja mis on ja et kindlasti tulevikus tahaks nagu spetsiifilisemalt kokaraamatu järgi, et tead nagu mis selle kuidas teha Hollandi kastet või mis iganes. Aga ei, mulle meeldib seal Paaraissis neid jooke ka teha, et jooke on nagu äge teha. Et need on kuidagi nagu, ma ei tea, mõnusad ja lihtsad ja samas nagu ülimaitsed, et see on nagu tegelikult väga lõbus. No nii, rekkas ja sellise ilmaga ikka, aprill on nii kehvad ilmad olnud, et okei, siin paar ilusat oli, aga muidu on kehvad ilmad olnud ja sellise ilmaga on ikka mõnus autojuht olla, et väljas vihma sajab ja külm, aga sa mugavalt sätid, ma tahan soojemaks, ma tahan külmemaks. Et see on nagu hea, et kui te mõtlete, mis ametit teha, siis autojuht on üks hea tubane amet, igal juhul. Kes sind taga otsis juba, Raid? Ma ei tea, kes mind taga otsis. Mõtlesid, et sulle juba helistati? Jaa, see sama Karel või mis ta nimi on. Ja maad oleks ikka nii, kes kohale jõuab? Jaa, ei ma hämmingus, ma ei olnud arvestanud, et sa jõuad enne mind. Ega rebane siis kõike trikke ei õpeta, eks ole? No sul ei oleks seda trikki olnud võimalus teha, kuna sa panid esimesena koormat maha. Igal juhul jah, et siin paneme selle koormuga maha ära ja siis on juba kell vast 3 ja tunnike tagasi võib-olla mingi ühe väikse sutsu saab otsa teha, aga põhimõtteliselt päev läbi. Ma tegin pausi vahele selle hommikus ootamisega. Jah, asfaldipäev läbi, käisin veel enda omaga seal. Juhi kõrvalistuja poolses esirattas oli Bolt, seega käisin 2G Baltikus Bolti eemaldamas esirattast ja hommikul siis õnnestus mul härra Kitseke kätte saada, et õnneks sain nurgaga, hüppas täitsa lampi metsast, ju siis mingi hundid või midagi ajasid teda taga või ma ei tea. Igal juhul ette ta mul jäi, elu teine kits, karvad ka siin veel külje peal igal pool laiali, kitses kahju, autos kahju, aga juba saigi võetud endale esituli ja suunatuli, et need varuosa inimesed on ikka huvitavad, et mõni müüb nagu 40 euriga, mis on nagu mõistlik, kui pole mingi Xenon või ma ei tea, mis peen tuli. Aga mingid vennad küsisid seal 150+ euri. Kurat, terve autogi ei maksa enam nii palju, siis küsid kuradi tule eest 150. Noh, on mis ta on. Sellised hinnad vahepeal panevad ennast ka auto varuosade, kasutatud varuosade müüjaks tahtma, aga ma üritan siin samas ära vahetada, kuigi vihma sajab ja rõve ilm, aga midagi pole teha. Tahaks ikkagi autoga liigelda. Muidugi homseks on juba ülevaatus ka läbi sellega ka tegelema, aga kuidagi liiga palju asju korraga. Täitsa lõppkõudne ilm, 30. aprill ikka on, aga kõrvad külmuvad peas ära ja vihma sajab, aga noh, selline ta on, ma ei tea, kaugelt võib-olla ei saa arugi, et see tiib tuleb ka ikka uus sebida, et tal on olemas, kellelt ma selle tule ja asja ostsin.
aga veits tuleb teha, et kui tiiva saab juba küljest ära, siis seal tuleb natuke mässata, aga noh, kõige hullem ei olegi arvest seda, et ikkagi kitse sõitsin surnuks, et veits kreenis on, aga vast enam-vähem saab korda, et saab ülevaatuse peale ja saab sellega selline aastakene vähemalt veel sõita, aga oi kui külm on, et ma praegu ei viitsi rohkem timmida, kõrvad kukuvad peast ära. 4 kraadi näitab praegu ainult, aga noh, vihma saab ka, et päris õudne, aga ei, lähme koju ära, aitab küll tänaseks. Praegu siis siin tee ääres vahetan seda küljetiiba, et mul uus küljetiib siin ootab. Muidugi rohelist värvi ja see nurk on siin natukene saanud muljuda ja aga muidu roostet nagu väga ei ole ja noh, vähem kui sellel teisel, aga miks ma seda vahetan on see, et ma sain siia kitse tule, ma olen juba ära vahetanud, uus suuna tuli, kapoti natuke mõlkis, et rekkaroolis ja mõnikord, ma ei tea, kas te peeglist näete, aga igal juhul siin pidin mööda sellist kitsast teed, muidugi oksad ja asjad, et mööda kitsast teed pidin siia tagurdama, et 45 tonni kaaluva asjaga ei ole lõbus sellist teed pidi tagurdada, et ma muidugi alguses tulin nina ees sisse, seega ma pidin välja tagurdama ja siis uuesti sisse tagurdama, seega ma sain topelt tagurdada. Et võib-olla kaamera pealt see ei tundu nagu nii hull, aga tegelikult kui sa ikkagi tagurdad ja auto tahab näiteks siia poole äärde minna, sa ei tea, kuidas need ääred kannavad, näiteks siit tahtis vajuda siia paremale poole äärde. Et ei ole üldse palju tegelikult vaja, et see maapind enam seda 45 tonni ei kannataks ja noh, tagurdada on ikka selline sketsi või siin, et see Otepää on ikka äge mägine koht, et mulle tegelikult väga-väga meeldib Otepää ja ideaalis kunagi, kui rikkus majja tuleb, siis tahakski kolida Otepääle enda majja ja et mulle need nagu mäed meeldivad väga, et ma olen kas minu juured on norrakad või mis iganes, aga kõik see Yellowstone'i sari, need Montana mäed ja asjad, et see, mida suuremad mäed, seda uhkem tunne on või nagu, mida seda rohkem mulle meeldib, et mulle nagu mere ääres ei meeldi, seal on tuuline, aga just need automaadi peale ka, et need mäed just hullult kõnetavad, et oma mingi rantsu mäe peal ikka. Et see on unistus, mille poole püüelda ja saada rikkaks, et osta neid asju, sest noh, tavainimesena vist ikka siia Otepää kanti küll enam maad, kui maja ei jõua osta, et selline normaalne, et maad ka oleks, maja on üks asi osta, aga ma tahan ikkagi maja koos maaga ja see juba maksab siin kandis veel eriti ja just siin, noh, see ongi praegu siin munaka külje peal, déjà vu ka muidugi. Et ma just olengi seda olukorda juba nii-öelda läbi elanud enda arvates, et siin mäe jalamil sõidu ajal teen videot, aga panen selle turvavöö ka peal. Jah, sellised lood, et selline see maakera vedaja on, mõnikord peab ka eksama väga kitsastesse kohtadesse. No see oli selline semi, et noh, see veel pulss ülesse väga ei võtnud, aga lihtsalt võib-olla teile nagu näitamiseks, et ei ole ainult suured teed või mis iganes. Peab igale poole saama selle tagurdamisega hakkama, et sõita otse oskab igaüks, aga kui läheb tagurdamiseks, siis tuleb kuradi motikad raisk. Räägin need motikad veenduge, et te olete märgatud, et lihtsalt nagu hüppate külje alla, siis kehmatab ära. Igal jah, lähme siis tagasi Tartu siit Otepäält. No nii, Passatis ja nagu näha, siis võib-olla siit kaamerast näha ka, et Haagis on sabas, et tulen Roiule siis enda Winterbeateri järgi, et nii kui jäi sinna vedelema ja lõpuks tuli kõne ära, et kuule, tule otsi ära ja ma ootasin kogu
tahaks seda kõnet, et kuna see kõne tuleb, aga samas kuskil mul teda väga panna ei olnud hetkel, siis sai hoitud nii kaua kui võimalik, aga tagakuklas oli kogu aeg, et kurat, Bemm on vaja küla pealt ära otsida. No ta näeb ikka väga kehva välja. Kuidagi must on ja värki-särki, siis ikka sai see aasta hullatud vastu Marit ikka korralikult, et tagasi ei hoidnud, et näeb kuidagi nii räbal välja, aga uueks aastaks teeb jälle viisakamaks, aga mitte väga, et ta hakkab juba sinnamaani jõudma, kus on nagu täiesti savi sellest pildist. No nii, pill peal. Näeb ikka õudne välja küll. Igal juhul lähme viime siis ta suvepuhkusel ära nüüd kindlasse kohta ja talveks kõpitseme natukene paremaks, aga hämmastav, kui hästi see pill ikka tööle läheb, natuke akut ja pool pööret ja käivitub, et see 1.6 on ikka pommikindel. Kahju, et nad lihtsalt turbot vist ei kannata väga, aga vabalt hingavalt on imeline mootor. Lihtsalt selle kilovattidega vist kuskil väga midagi ei tee, aga lähme viime ta ära. No nii, kohe siseneme siis nii-öelda nüüd minu kodugaraaži nii-öelda, et minu kanalil te olete näinud, siin Urmo Reio on olnud päris palju ja nad on mind päris palju eluliselt ka aidanud, et nüüd on nende enda töökoda siis on neil kuskil siin, et seal on see silt neil pandud autoremont, UR Garage ja nad ootavad siin niimoodi. Et ma ei ole ise ka siin varem käinud, et ma olen esimest korda siin, et mul läks nii palju aega. Samal ajal, kui me paar asja ehitasid nemad enda garaaži. Ja nüüd ma olen nii hõivatud olnud ja ma ei saanud neid üldse aidata. Aga nüüd on nende enda garaaž siin. UR Garage, autoremont, trehvitööd. Et kes te siin Põlvamaa kandis olete, et siis tulge toetage noori poisse, et teevad õiget asja, et teevad oma äri ja siin neil see on, et võtan auto maha ja eks see näha ole. Igal väga äge, esimest korda siin. Suur plats on küll, see võiks asfaldi all olla, siis saab ketsi ka teha. Lähme ütleme siis poistele tere. Siin on nende ees ruum, minu asjad on kõik siia niimoodi pandud. Tulete siit uksest sisse, ütlete tere, tõin enda autoremont. Ja mu see pilt, see rändab ka igal pool ikka. Noh, UR Garage, võõraste garaažis sisenemine keelatud. Jah, on kliendi ruum. Nad remondivad keevituslauda, jalad on alt ära lõigatud. Aga tuus, paate kähku kleepsu peale või? See auto on nagu, ma ei tea mis asi, et kõigi kleepsud siin peal. Pesustopp, stands, baarais, ütleb UR Garage siia. Üks selline reklaamiauto. Seinad oleks võinud ikka ära värvida, nagu ma ütlesin. No vahet ei ole. Esteetika, poisid. Ma tulen värvin ise ära. Sa ei saa panna alla poole. 3. see tuli. Ei ole või? Kus see on? Või see on all või? Vajuta pidurit, vaata kus see tuli on. Mis on ikka seal? Ikka on vist ikka see. Rikast auto, Bitcoin. Ja, see on ju nagu Mersu. Kurat, rikut ilus auto ära. Järjekordselt rekkas ja seekord paneb siin Võrus jälle asfaldit, et suht tihti käime Võrus. Aga ei, asfaldit on lahe panna, seda mulle meeldib teha. Lihtsalt oleks oma rekka toonud veits selline ägedam. Oleks enda oma teeks veel ägedamaks, aga noh, sellega on nii nagu ta on. Igal juhul ma tahan teid väga-väga tänada, et
Paaraisiga nagu toetasite, et käisite ja vaatasite ja tagasiside oli nagu väga positiivne, et ma olin valmis nagu hullemaks, et kommentaariumites nii-öelda tehakse minuga 1-0, aga tegelikult oli väga-väga positiivne tagasiside, seega ma olen teile kõigile väga tänulik ja noh, kas Paarais läheb tööle sellisel kujul, nagu ta seal on või ei lähe, eks seda näitab aeg, ega meil ei ole selle, äriga on niimoodi lihtsalt, et mingi koht töötab, mingi koht ei tööta ja me vähemalt anname endast parima ja sõna otseses mõttes, et anname endast kõik, et oleks nagu head tooted, hea reklaam ja saaks tööle, aga paraku seda näitab aeg ja rahvas, et kas päriselt läheb tööle või ei lähe, aga igal juhul suured tänud teile kõik, kes on käinud, kes tulevad ja kes ikka minu kanalil on, et materjali tuleb vähe, aga paraku on nii. Igal juhul suured tänud teile kõigile ja olge muhedad.